palju nad siia panevad? Margarita. Siin me oleme iga kord käinud, kui me Gold Coast'il oleme tulnud. Happy Houril 4-6. Margarita on $13. Ehk siis mitte midagi. Ja eelmine kord me ei võtta, sest meil ei olnud see Happy Hour, aga Filipe otsustas, et 2 tükki jõuad ära, siis on juba hästi vaja. No 2 joome kindlasti. 2 Margaritaga oli mõnus, me tegime 3, siis me tulime jälle siia nagu eelmine kord Gold Coast'il olime, see on siuke time zone, siin on igasugused erinevad mängud, saab mängida, meile mängida meeldib. Eestis ei ole siukest kohta, on või? Oliiris või? Ei no jaa, aga nii palju asju. Nii suur ei ole. Nii suur ei ole. No korvpallur, mängi. Noh, mis toimub? 2 käega. Üks käsi, teine käsi. Mul oligi 20 vaat, mul oli 65. Ma saite nüüd tiketeid ja? Väga hea. Vanaisa läks ka mängima. Vanaisa mängib ikka old school game. Sa pead täpselt panema. Kuidas sa pole kaamerast nähagi, et sa teed selle? Ma ise ka ei näe väga. Ai, kurja! Pankur helistab. See on väga hea, et viimane on olemas. Enim oli 31 ju. Nii palju neid. Aga no deal. No deal. Väga hea. Väga hea. No nüüd tuleb küll päris hea pakkumine, ma arvan. Pane diil, jah. Aga nüüd sa saad vaadata, mis sul sees oli. No sul on kas 20 või 200. Mul oli ainult üks kopper. Ei no ongi, sul on 20 või 200, mis sa valisid. Ei, 200. Ui! Sinu kopperit oli 200. Ja. Mängule. Punase peale ei tohi astuda. Ossa poiss. Green tiles are safe. Please step on them to start. Collect all the blue diamonds to score points. Pani siit edasi. Tule ära! 1 life left. Make it count. Täitsa reits, mis mäng see on. Up! Sandra rohkem sellise mänge ei mängi, mida sina tahad. Sina tahtsid ka? Ma sõidame autoga. Sa raisk, kus sa paned? Kõigist möödana. Tõmbab roll kaasa ka veits või? On mingi veel suru või? Kuule, Sandra on täpselt sinu taga. Pane mööda. Sa raisk ja Sandra läks juhtima. Ei pannud. Naine tegi autoga ära, praegu. Anna talle! Sa raisk! 25 ainult või? Sa raisk! Ei saanud jah? Kuule, ma põrutasin peopesad ära. Mängud on nüüd mängitud. Ja siin on see, et kui sa neid mänge mängid, siis sa kogud mingeid punkte. Ja punktide eest sa saad pärast osta mingit nänni. Mina võtsin hapud kommid, eks ole, nii. Siis ma võtsin endale 4 ritta. Väike, taskupiljard justkui. Põrkapalli võtsin ka. Vaata, mis Piip ja Sandra võtsid. On hea kombe.
hapu ka või? vaata, sa seda põrkepalli nüüd ära ei kaota. mul on 2 tükki. aga mis sa veel said? kummikommi. kummikommi? võtmehoidja ja 2 põrkepalja. ah sa raisk. oi kurat, kuhu me nüüd tuleme? eelmine kord, kui me Gold Coastil olime, siis me läksime sinna basseini torudega sõitma. täna me tulime, oi kurat. selline koht nagu Movie World siin Gold Coastil. noh, see on tegelikult Brisbane juba vist. ma pole vist kunagi niisugustel suurtel Ameerika mägedel käinud. normaalselt karjuvad ja see on ikka hirmus. piletsi oli $100 ehk siis noh, ütleme 60 eurot. täna õnneks on selline ilm, et noh, vihmasadas just. loodame, et väga palju inimesi ei ole, sest eelmine kord, kui me seal Vettenvallis käisime, seal oli väga palju inimesi. ootasime järjekorras 40 minta, et ühte toru sõita. aga siin täna tundub, et on pigem vähem rahvast, seega vist on okei. siin tuleb ka ikka närv tuleb sisse juba ja käsi hakkas vaikselt värisema. võtame kohe selle kõige jõhkrama oksaka ära, siis tuleb söök välja ja siis edasi on lihtne. selle punasega või? no mis veel muud teha? ei me praegu peame nagu tormama, sellepärast rahvast on vähe. järjekorras mingi tund aega ikka üldse passida. vaata kohe kukuvad. vaata kohe kukuvad jah. ja seisma. mõeldakse ikka välja. mõeldakse ikka asju välja jah. ja see oli ikka väga äge. aga siin ma kahjuks nendel sõitudel vist väga filmida ei saa. noh, mul oli, et ma pean prillid ka peast ära võtma. loogiline ka, sest noh, see, kuidas ma olin, alaspidi, ülespidi, üles-alla. käed värisevad siiamaani. ei, see on ikka äge. kui see lilla peal, ma arvan, päris toksendama kaasama. ma ka ei usu. ei, praegu on see... nii kiiresti vedasi. see mitte üle... nii kaua, no! ei ole, sa arvad, et see kestab kaua, aga see ei ole ikka sipsti, jah. mul oli pool aega silmad kinni. siin juba. ja see oli väga väike tegelikult ja ikka oli hirmus, vaata, teed ei ole enam hästi. ei no see asi oli ikka väga karm oli see asi. väga põnev. ma ikka terve aeg ikka pean rääkima midagi, sest mul on nii hirmus. Sandra pani pildi taskusse. no mõtle, see oli nii karm, et Sandra pani poole sõidu peal pildi taskusse. oi kurja, oi kurja. aga vähemalt oli rahulik sõita. rahulik sõita. ma oleks tahtnud näha, kuidas sa oled seal ei, sa tead, ma tundsin, ma olin täiesti nagu taha, ma tegin silmad lahti, me läksime just alla, kus ma olin mingi täitsa perse. ma suren ära ja siis ma olin järsku jälle. oi kurat. õigeme nüüd ühe rahustava õlle. nüüd on jälle rahulik. käsi on sirge, käsi enam ei värise, eks ole. ja me vaatame, siin on siuksed nagu majakesed ka. Batmani nägime. äkki on Spiderman ka kuskil laes. see ongi nagu America värk. see ongi see Warner Brothers, kus neid filme kõike tehakse. see on õige multikas jah. see on kuradi õige auto ikka jah. vaata, tal on ees nupu. on jah? see on äge auto reis. 1989. 89. aga see on täitsa siuke. oi, seal saab ikka märjaks. ei, rida saab. Meil on hea pull jah. vaikus enne tormi. okei, käs mulle. ei, see on äge jah. Sandra, nüüd saab kohe märjaks. vaata nüüd. no tünn läks katki, noh. ei lähe midagi märjaks.
see sõit oli tõesti väga äge. Terve pereüritus. Käisime veel. Meil on vaja kinno jõuda. Ei ole vaja kussi igale poole minna. Sellest on siin väga mõnus, et no seal järjekord teist korda läksime, siis me ootasime 10 minutit, 5 minutit ootasime järjekorda, et selles mõttes tulla sellistesse kohtadesse ikka nagu, kui on nagu halb ilm. No praegult on nagu normaalne, aga hommikul sadast on natuke siin vihma ja kindlasti tulla, sest kui me seal veepargis olime ja me tulimegi sealt sellepärast ära, et seal ootad järjekorras 40 mitte, et see ei ole ikka see. Siin on normaalne. See veepark on siin samas kõrval, et mina soovitaks pigem siia tulla, kui sinna veeparki. Nahad on märjad meil. Lähme väikse tuulutuse peale. Et siin ongi 1, 2, 3 roller coasterit ongi vist vaja. Aga seal midagi veel seal taga. Need on lihtsalt need üles alla. Aga 3 niisugust suurt. Sellest ma arvan, et kui siin oleks palju rahvast, siis me võib-olla ühele saaks minna. Ja pärast me saame kõik läbi käia. See on väga nähe. Sandro ütles, tema ei tule. Ei taha enam minestada. Nagu ma olen näinud need videod, kus ongi need, nad ongi jäänud. Ja. No see oli samamoodi silt seal. Ei, see oli ikka, me saime 4,2 G-d saime praegu. See start oli ikka, mõtlesin, no mis ta on, tõmbas. Tema ei tulnud seda. Ei, see sõit oli lihtsam, sest seal ei olnud seda nagu, seal ei olnud seda kukkumist, aga see alguses see kiirus, see oli päris räme ikka. No nüüd meil on kõik rollercoasterid tehtud, sest siin on see ka, et kus sa lähed sinna ülesse ja kukud alla, selle peale ei taha minna. See oli minu arust isegi ägedam, sest see alguses see kiirus, see oli see tõmbas. Kui te istute. Ei no ma vaatan, ma panin pea kohe alla, kui uks tuli. Sest seal oli ka see, et 1,96 oli maks pikkus. Piip ütles, et 1,97. See oli ikka kuradi karm asi. Aga siin saab ikka kui adrekat ikka päris jõhkras. Väga jõhkra adreka saab siin. Ei, süükist asja poleks küll oodanud, väga äge oli. Drift budget, see oli nagu kõigile, lastel oli ja... See oli tulevad, see oli nii palju laste. Väga, see oli väga äge üritus. Oota! Mitte midagi näe ju! See maja ongi nii suur. Me olime ikka, 3 korrust oli seda rollercoasterit selle. Ja see oli ka päris äge, midagi ei näe ja tuleb vahepeal mingi auk ja lastele mõeldud. Laps, kuidas oli? Mine, halb hakkas. Aga ma arvan, et kui siin nüüd see väljas, see järjekord oleks siin täis, siis sa ootad umbes 1,5 tundi, 2 tundi. 1,5 tundi vahelt ootad umbes, et minna. Aga meil on kõik nüüd, et me saime tegelikult kõik asjad tehtud. Aga oleks hommikul siuke ilm nagu praegu, siis oleks sama. See on jah, siin on üks mingi lasteala on ka siin ja sellest siin on ikka kogu pere koht, kuhu tulla. Kõikidele midagi, emadele, isadele, vendadele, õdedele, lastele, kõikidel on midagi. Ei, see on siin väga äge koht, kuhu tulla. 100% soovitan. Täiskõhuga siia ei soovita tulla. Siin võib üles tulla küll, aga sellistesse kohtadesse siin kindlasti tule siis, kui on halb ilm hommikul. Hea ilm on, siis jäädki siia järjekordadesse, nagu meil. Seal kõrval on see suppuse koht.
meil on praegu siin sellise merevaatega öömine, aga siuke merevaade. Aga mis probleem on? Probleem on see, et siin ei ole praegu elektrit. 3 ööd oleme olnud siin ja siis meil oli nüüd valida, et kas me saame siis raha täis tagasi ja lähme uude kohta või siis tema otsib meile mingi ööbimise. Siis me ütlesime sellele Airbnb omanikule, et kõik raha tagasi. Praegult oli siin, selles suhtes siin, kui tulla Gold Coastile, siis tegelikult on odavam tulla näiteks 6 kui 3 reisida. Sest 6 tuba siin umbes maksad näkku nädalas 250 kuni 300 Audi, aga kui see 3 ja võtad sellise 2-3 toalise, siis sa maksad mingi 500 pluss. Ehk siis mõistlikum on tegelikult nagu suurema grupiga reisida. Või niimoodi, et saaksid võtta 6 inimest, on kõvasti parem kui 3 inimest. Üksinda on eriti perses. Aga me pärast pakime asjad ära, meil on uus koht on juba võetud. Aga meil külmkapis on ju see... On või? On jah? Tule vaata. Ja nüüd on meil vaade siuke. Nüüd me oleme 33. korrusel. Enne me olime... 22. 22. Enne me oli palju 8 või? Aga me olime selles majas seal. Ehk siis siin on väga palju neid elamisvõimalusi. Timezone, kus kohas? Seal. Timezone. No mis arvad, ma näen, ma pean zoomima telefoni. Seal. Vaat seal jah, vaat seal Timezone. Seal me tegime ka pulli jah. Ma mõtlesin veel lähema. No kaugel pidanud Lambassi. Lambassi jah. Nii, see on see basseini ala. Ma arvasin, võib-olla mitme hotelli, ongi see hotell, mitme hotelli peale on siin need basseini alad. Seal on, see on see indoor jah. See on ikka vähe nutisem koht jah, aga see on natuke rohkem maksis jah. Me oleme, ei ole? Mida me ei näe? Seda me ei näe jah. Siis meie aknad on sinna poole siis. No Latma ju. Ja siin on teine bassein. Me oleme kuskil seal üleval. Kõrgel seal üleval. Pane katus alla ja teeme paar lüket edasi-tagasi. Aga see on haige, see on esimesel korrusel. Oota, kui me tulime lift... Vaata, selle koha peal on siis vaata. Seal on see teine bassein. See teine bassein on ma arvad, et selle maja ühine. Aga see on siis selle maja ühine. Ainult selle maja oma. It's good hot. 4 weeks over there and I did 2 weeks in Greece with mate in the house. So It's good hot. It's good hot. Maybe that's not sorry for 13 on your own. the next one I was on, I had a porthole, big porthole, but I was right at the very first, on the front of the bow. Okay. I didn't feel much motion. Okay. Because that ship was the second biggest ship in the world. Holy shit. Pole midagi teha. I don't think we are friends anymore. He's upset now. Turna sai läbi. Ja kurat, viimasena langesin, kes ei saanud raha. Aga see kurat kestis jõle kaua ja ma kell on 1 juba. 5 algas. Väga, ei 12 on kell. Seega 6 tundi mängisin pokkerit. Esimene turnament minu elus. Kahju, et raha ei saanud. 5. koht oleks saanud mingi $400 midagi, eks põhimõtteliselt topelt. Mina langesin 6. välja. Ega mul lõpus ei tulnud üldse enam kaarte. Aga noh, siis on nii. Aga tegelikult väga äge kogemus. Väga palju sai selliseid olukordi, kus mul läks
pulss läks nii lakke, et siit hakkas, tundsin, et veresoon tahab kohe lõhkeda. Aga muidu väga äge kogemus, soovitan soojalt, kui natukenegi pokkerit oskad mängida, väga äge kogemus. See on küll, mul on nüüd alles kohal, et tegelikult see pokkeri mängimine, aga see nii lihtne asi ei ole ka. Mul on niisugune aju on nii väsinud. Nagu lõpus ma tegin nii palju lolli vigasi ka, et see adrenaliin alguses väsitab, ega see ongi esimest korda lähed, vaata. Isegi kui sa oled esimest korda niisama mängima, siis on juba niisugune päris keeruline. See, et sa saad mingi asja kätte endale, siis sul hakkab niimoodi veri pumpama, et ise ka ei usu. Aga nüüd turnamenti teha, 6 tundi mängida. On ikka kõrget. Mul on aju ikka väga-väga väsinud. Aga väga äge kogemus oli. Kahju oli muidugi, et viimasena, aga ühe korra sain ässa poketi kätte, ühe korra sain kuni poketi kätte, ühe korra sain rea flashi, eks ma sain päris palju häid käsi, aga ma ise olin tegelikult lõpus olin päris väsinud juba tegelikult, et ma nagu väga ei jaksanud mõelda, ma lõpus tegin nii palju lolli vigasi ja siis lõpus, kui sa teed lolli vigasi, siis on see kaotus väga suur ja tulebki, see on ikka kordi maraton raisk. Ei ole nii lihtne asi üldse. Lihtsalt sõpradega mängida on tore, aga see on ikka küll sport. Me oleme nüüd isegi lähemal peole. Need paiksoon on seal. 400 meetrit lähemal peole. Väga hea.